Tere, lugupeetud kuulajaskond! Täna soovin teile rääkida noorte eeskujudest. Eeskujusid on nii halbu kui häid ning mõlemad mõjutavad noorte valikuid ja arengut. Noorukid on vägagi vastuvõtlikud ümbritsevale ning teiste inimeste tegudele, mistõttu on oluline mõista, millist mõju eeskujud võivad avaldada. Ilmselt on meil kõigil olnud kunagi mõni kuulsus või lähedane, keda oleme imetlenud. Tänapäeval veedavad noored suure osa oma ajast sotsiaalmeedias, mis muudab nad sealt kättesaadavale infole vägagi vastuvõtlikuks. Kui populaarne sisulooja reklaamib mõnd toodet või hobi, siis levib see ka kiiresti tema vaatajaskonnaga. Heaks näiteks on ülemaailmne matcha trend, mis sai alguse TikTokist ning nüüd on leitav nii poodides kui ka kohvikutes. Kui üks jook suudab juba nii suurt mõju avaldada, mõelge, mida võib teha noores kasvavas ajus mõne eeskuju väärtegu. Eeskuju ei pea olema alati kuulsus, vaid võib olla ka sõber, lähedane, vanem või ka täiesti võõras. Head eeskujud mõjutavad noort positiivselt. Internetis leidub palju inimesi, kes räägivad enesearmastusest, jagavad kaadritaguseid oma ametite kohta ning õpetavad ka teisi ühiskonnas toimuva kohta. Enesearmastus on üks faktoritest, mis mõjutab suuresti inimeste ajukeemiat ning enesetunnet. Kui inimene suudab end aktsepteerida sellisena, nagu ta on ja leida väikseid rõõme igapäevaelus, siis on tal ka lihtsam luua positiivseid seoseid ümbritsevatega. Suureks mõjuisikuks on näiteks Spencer Barbosa, kes teeb videoid kehapositiivismi kohta. Ühes neist jagab ta ideed, et me peaksime olema kõik tänulikud oma jalgade ja käte üle, ükskõik ka millised need välja ei näe, sest tänu neile saame liikuda, avastada ning kogeda maailma. Ta on aidanud miljonitel noortel kas või korraks tunda, et nad on väärtuslikud, piisavad ja olulised. Just noored on eriti osavad enda ümber olevat energiat enesesse võtmises ning õigete eeskujude mõjul saavad ka neist ise paremad inimesed. Kahjuks leidub ka halbu eeskujusid, mille mõjust ei ole võimalik kõrvale hiilida. Sageli tuleb selline mõju perekonnast. Lapsed salvestavad rohkem infot, kui me arvata oskame. Kui laps kasvab üles vanemaga, kes hoiab oma emotsioone senikaua sees, kuni ükskord plahvatab, siis ka lapsel võib tulevikus tulla probleeme oma emotsioonide reguleerimisega. Negatiivseks eeskujuks võib olla ka sõpruskond. Noortel on tavaliselt tahe olla grupis, kuid grupisurve võib panna neid tegema tegusid, mida isik tegelikult ise ei teeks. Ka Eestis on ette tulnud palju juhtumeid, kus teos süüdijäänu ei saanudki aru, et ta oli mõjutatud. Ka kõige lähedasemad inimesed võivad kasutada headust meie vastu ära. Lõpetuseks tahan rõhutada, et noorte mõttemaailm on kõvasti mõjutatud nende ümber olevast. Ka täiskasvanud ei pruugi alati aru saada, kui suurt mõju avaldavad nad laste mõtlemisele. Maailmas on nii häid kui halbu inimesi ning kummagi mõjust me ei pääse. Teismelise iga on keeruline ja mitmekihiline, sest me oleme alles inimesed, kes õpivad, kuidas elu elada ja kes me üldse oleme. Seepärast on noortele eriti vajalikud head eeskujud, olgu need kuulsused, lähedased, sõbrad või võõrad. Samas tuleb teadlikult õppida ka kahjulikke mõjusid ära tundma ning neist kõrvale minema. Aitäh kuulamast!